Esimese faasi normiajaks on 56 sekundit ja teise faasi normiajaks 54 sekundit ja on ka ikkagi meil jälle see eelhüppe, mis on siis takistus number 2, aga hüppame seda siis vastassuunast ehk B poole pealt ehk siis kohtunike ja sekretariaadi maja poolt siis talli poole. Ja esimesena siis Marii Parve ja hobune Elkur. Elkur on siis aretatud Tori hobukasvanduses, isa on tal Elkar, ema isa on Aku ja tema on siis takistussõidu suunaline Eesti hobune ja võistelnud ka sellel ajal üsna palju ja vaatame siin, et parima tulemuse vist siis sõitnud Iitvälja suvi ja suvine mõnikarikas augustikuus ja saavutanud 3. koha. Ratsanikul siis vale tee. Siis kutsume starti siis järgmise võistleja Iris Zeisig ja hobune Adelheid, kes on siis Mära, sündinud 2003. aastal. Isa on tal Aramis. Ema isa on Diktor, aretaja Ristteetalu. Vaatame ka siin, et täitsa takistussõidu suunaline ja Friday night after the game, blue eyes stole my heart away. They said we were too young to know that we need to see the world. The world's not bigger than my dream. That you come and make your own with me. And I'm feeling like every single part of me is beating. My chest, my bones, my mind. Now I'm dreaming with every breath I breathe. That you come and make your own with me. That you come and make your own with me. kahjuks siis võistleja Iris Zeisig loobus edasi võistlemast. Ja ootame siis starti Romi Oidermaa hobusega Renette.
Renet on siis sündinud 2009. aastal, Ruun. Isa on tal Ricochet ja ema-isa Aramis ja täiesti ka siin vaatame, et takistussõidusuunaline ja võistelnud on ta eelmisel aastal üsna paljudes võistlustes. Ja valmis paneb siis Annabel Aruksaar ja Trikk. Tried so hard to play it cool. Took your hand and took a knee. Said, "Would you come and make your home with me? Would you come and make your home with me?" Kahjuks siis Ratsanik lahkus võistlusväljakult, aga ja kutsume siis järgmisena starti Annabel Aruksaar ja Trikk. Nii, hobune Trikk on siis sündinud 2008. aastal, Täkk, isa on Trevor, ema-isa Tukker ja sõitnud ka siin kuni 100 sentimeetrit kõrguseid. Suured tänud Annabel Aruksaar ja Trikk, kes siis tegid esimese puhta soorituse. Ootame siis starti Kamille Kippar ja Android. Android on sündinud 2013. aastal, isa on Anake, ema-isa Aller ja aretajaks on Tikka Talu. Annabel Aruksaar ja Trikk said siis tulemuseks 30,53 ja puhas sõit.
Kahjuks võistluspaar peab lõpetama 2 tõrke tõttu. Ja kutsume siis järgmisena starti Clara Clementset ja hobune Aaton, kes on siis sündinud 2016. aastal ja on siis käesoleva aastal võistelnud Juurimaa suvisel takistussõiduvõistlustel ja parimaks kohaks sai ta sealt 10. Kahjuks ratsanik peab lõpetama 2 tõrke tõttu. Kutsume siis järgmisena starti Hanna-Marie Päären, hobusega Ruuben, kes on siis sündinud 2013. aastal. On isa on tal Ruttar, isa on Rall ja aretajaks on Lea Hänni. Suured tänud Hanna-Marie Päären ja Ruuben, kes siis said 4 karistuspunkti ja aeg 42.69. Järgmisena kutsume starti Grete Triisa hobusega Rockit. Rockit on siis sündinud 2012. aastal, Ruun, aretajaks on Kaire Vaikmaa, Rockiti isa on Raksel, ema isa on Laasik ja on sellel aastal teinud päris palju toredaid starte, Ruilas saavutanud kohti ja hüpanud kuni 105–110.
Suured tänud siis Grete Triisa ja Hobune Rockit. Järgmisena ootame starti Heidi Murel ja Toonik. Toonik on siis sündinud 2000 aastal, isa on Tukker, ema isa on Tuljak, aretaja on Loore Aavik. Ja Grete Triisa ja Rockiti aeg siis 30.91 ja kahjuks said nad 4 karistuspunkti. Suured tänud siis Heidi Murel ja Toonik. Järgmisena palume starti siis Laura Tõniste ja Riisikas. Heidi Murel ja Tooniku tulemus siis 25.96 ja 0 karistuspunkti. Järgmine startiv Hobune Riisikas siis on sündinud 2014. aastal. Isa on Rellu, ema isa on Ricochet ja aretajaks on siis Ristitee talu. Järgmisena palume siis starti Hanna Vainlo ja Vekseelia. Vekseelia on siis sündinud 2012. aastal, Mära, isa on tal Veksel, ema isa on Viks ja aretajaks on Arvo Sarrapik. Ja siin vaatame täiesti takistussõidusuunaline Eesti hobune. Ja Laura Tõniste siis esimeses faasis 16 karistuspunkti ja aeg 47.66.
täname siis Hanna Vainloja Vexeliat, järgmisena palume starti Elisabeth Palm hobusega Alvar. Alvar on siis sündinud 2013. aastal, Ruun, isa on tal Artur, emaisa on Ets, aretajaks on Temmo Toll ja omanikuks Tiina Arumägi. Ja Hanna Vainloja Vexelia tulemuseks on siis 8 karistuspunkti ja aeg 46:22. Järgmisena kutsume siis starti Miia Karuse hobusega Riimu. Riimu on siis sündinud 2011. aastal, on mära, Eesti hobune, isa on tal Ricochet ja emaisa on Aaron. Ja võistelnud ka sellel aastal üsna palju starte teinud Juurimaa suine takistussõit ja Perila summer. Täname siis ratsaniku Miia Karuse ja Riimut ja järgmisena palume starti Sireli Saulepp koos Vilandraga. Vilandra on siis mära, sündinud 2006. aastal, isa on Viks, emaisa Taife Oks ja aretajaks on Angela Noor. Ja Eesti hobune Vilandra paistab siis olema ka täiesti sõidusuunaline. Võistelnud ka sellel aastal üsna palju. Eelmisel aastal teinud üsna palju starte, see aasta ei olegi kirjas. Siin esimene siis.
suured tänud siis Sireli, Saulep ja Vilandra. Järgmisena palume siis starti Pärbel Paloodis hobusega Tiiger. Tiiger siis sündinud 2006, Ruun, isa on tal Trevor, ema-isa Moppar ja aretajaks on Ene Kurrikov. Sõitnud ka sellel aastal palju starte teinud siin Kildu ratsakeskuses ja Juurimaa suvine takistussõit. Omanikuks on siis Andreas Palodiis ja kahjuks siis eelmine startija Sireli Saulep langes välja 2 tõrke tõttu. Nii, suured tänud siis meie viimasele võistluspaarile, Pärbelile ja Tiigerile, kes siis tulemuseks said 51-75 ja said kahjuks 4 karistuspunkti. Nüüd läheb meil natukene aega, et panna siis jälle kokku see paremusjärjestus, aga sellest anname kohe teada, kui see on meil tehtud. Nii, meil on siis au tervitada 5 parimat ratsanikku koos hobusega selles sõidus. Ja alustame siis 5. kohast. Ja 5. koha saavutas võistluspaar siis Pärbel Paloodis hobusega Tiiger. Ja nende tulemuseks jäi 51,75. Ja tublile 4. kohale sõitsid ennast Hanna-Marii Päären hobusega Ruuben. Ja nende tulemuseks jäi 42,62.
auväärne 3. koht kuulub võistluspaarile Grete Triisa ja Rockit tulemusega 30,91. Ja Annabel Aruksaar ja Trikk saavutasid teise koha ajaga 30,53. Ja meil on siis hea meel õnnitleda esimesele kohale sõitnud võistluspaari Heidi Murel hobusega Toonik, kelle võistlusajaks oli 25,96. Ja lubage mul veel siis öelda, et ootame pärast nüüd ilma hobusteta siia sekretariaati siis järgmiseid ratsanikke Heidi Murel, Annabel Aruksaal, Grete Triisa, Hanna-Mari Pärbel, Hanna Vainlo, Marii Parve, Sireli Saulep ja Elisabeth Palm eriauhindadele ja eripreemiatele järgi tulema. Ja siis nagu võistlustele kohane, palume siis kõiki võitjaid võtta natuke koomale, et me saame teha ilusa ühispildi, mis jääb teile kõigile mälestuseks, et olete olnud nii tublid, kuni 14-aastased lapsed koos Eesti hobustega. Sõit oli põnev. No nii, natukene jah, tuleb siia poole. Oh. Nii, siin teie ees siis selle sõidu 5 päevakangelast koos oma ustavate ratsudega. Ja ma usun, et Heidi Murelil on rõõm viia kõik auringile oma hobusega Toonik.